Minu jõulutraditsioon on see, et ma võtan oma vanaema kingipaki lahti ja siis vanaema on seal kinkinud mulle uued villased sokid, millega mul on väga soe olla. Vanakooli neid vahvleid küpsetada selle vana raske kuuma rauaga ja siis loomulikult perega hästi palju aega koos veeta ja nagu kvaliteetaega ja ma loodan, et Home Alone on ka siis telekas. Minu jaoks on kõige sügavama tähendusega kingitus see, kui inimesed võtavad teineteise jaoks lihtsalt kvaliteetaja. Et keegi ei näpi telefoni, keegi ei tee mingeid toimetusi, vaid istutakse kokku, räägitakse kõik läbi, mis aasta jooksul toimunud on, meenutatakse hästi kihvte hetki ja see on minu jaoks selline kontsentreeritud kvaliteetaeg, et see on minu meelest kõige suurem kingitus, mida inimene saab tegelikult endast anda ja see on palju väärtuslikum kui ütleme väiksed materiaalsed kingitused. Ma arvan, et minu raamat sobiks kingituseks, et selle tagasiside põhjal vähemalt, mida ma siiamaani olen saanud, et kuidas armastada naist on mõeldud nii naisele, tema enda paremaks mõistmiseks, ehk siis ta näeb ju seal tegelikult minu kui ühe mehe sellist otsest ja ausat peegeldust naistest, mida mina olen oma elus kogenud. Ja teiseks, ma usun, et mehele samamoodi, et ta loeb teise ausa mehe nii-öelda nägemus naistest ja mõelda kaasa, et et mis nipid minu naise peal toimivad ja kuidas ma saan enda naist nagu paremini tundma panna ja rohkem armastatuna. Minu jõulusoov inimestele oleks võib-olla kõige enam see, et mulle meeldib hästi tsitaat, et armastus tahab anda ja ego võtta. Et paljud inimesed on kontsentreeritud kuidagi sellele, et aga mida mu armsam mulle kingib, kas see kingitus on piisavalt hea ja nii edasi, et kas ta peab mind meeles ja väärtustab meid piisavalt. Aga minu meelest kuidagi palju ilusam rõõm on kinkimise rõõm. Nii et kui te olete ise täidetud teise inimese armastusest, oma perekonna lähedaste sõprade armastusest, siis lihtsalt andke tingimusteta, see on kõige ilusam kingitus. Süda